Catherine Walters sündis 13. juunil 1839 Toxtethis, Liverpoolis. Tema ema Mary Ann Fowler suri sünnituse ajal 1843 ja tema isa Edward Walters pidi vaeva nägema, et kasvatada Catherine'it ja tema teisi õdesid-vendi. Ta töötas Liverpoolis tolliametnikuna ja hiljem sai temast kõrtsmik Cheshire'is. Hoolimata isa pingutustest perekonna eest hoolitseda, oli Catherine'i lapsepõlv üsna vaene. Liverpoolis toimus tööstusrevolutsioon. Linn oli räpane ja täis haigusi. Õhk oli mürgiste aurudega täidetud ning Catherine ja tema perekond olid sageli alatoidetud. Pealegi oli tema isa joodik. Catherine'i varasest elust on vähe teada, kuna tal ei ole mälestusi ja ta hoidis selle teabe endale. Väidetavalt saadeti ta mõni aasta pärast ema surma kloostrikooli, kuid talle ei meeldinud see sugugi ja lõpuks põgenes ta sealt ära. Noore teismelisena sai ta oma esimese töökoha keeglisaalis nimega Black Jack Tavern. Tema töö oli lihtne. Ta pidi enne igat Skittlesi mängu kurikad üles seadma. Skittles on vana Euroopa murumäng, millest hiljem arenes välja keegel. Tänu sean töötatud ajale hakati teda kutsuma Skittlesiks, mille järgi ta oli ka laialt tuntud. Pärast seda leidis ta tööd Tallis ning seal õppis ta ratsutama ja omandas ka palju teisi ratsutamisoskusi. Kuigi ta leidis töö, mis talle meeldis, oli palk väike ja tema elukvaliteet Liverpoolis polnud just parim. Hoolimata tingimustest, millega ta Liverpoolis silmitsi seisis, õnnestus tal põgeneda. Teismeas kohtus ta Lord Fitzwilliamiga, keda tema ilu täielikult lummas. 16-aastaselt läks ta koos Lord Fitzwilliamiga Londonisse ja veetis 2 aastat tema armukesena. Kui suhe lõppes, andis ta talle heldelt 2000 naela ning iga-aastase 300 naela suuruse pensioni. Erinevalt paljudest teistest tolleaegsetest kurtisaanidest, kes tavaliselt paljastasid oma armukesed, Catherine seda ei teinud. See lojaalsus osutus Catherine'i jaoks väga kasulikuks, sest tulevased armukesed teadsid, et nad võivad teda usaldada. Pealegi olid helded iga-aastased pensionid lihtsalt lisaboonuseks, juhuks kui tal kunagi peaks tekkima kiusatus. Catherine'i kirjeldati kui klassikalise iluga naist. Tal olid hallikas sinised silmad, kastandruunid juuksed ja 18 tolli ümbermõõduga piht. Kuid see polnud ainult tema hea välimus, mis pani ta teiste kurtisaanide seast silma paistma. Tema isiksus oli väga erinev, sest ta oli armastav, hooliv ja omanäoline. Ta käitus alati iseendana, selle asemel, et püüda end esitleda kellegi või millegi muuna. Henri Le Boucher ütles seda Catherine'i kohta. Tal oli kõige avaram süda, mida ma tean, ja ta peab olema ainus hoor ajaloos, kes suutis oma südame puutumatuna hoida. Aastal 1858, kui Catherine oli 19 aastat vana, sai tema Spencer Compton Cavendishi, tuntud kui Hartingtoni markii, armuke. Temast sai hiljem 8. Devonshire'i hertsog. Hartingtoni markii oli Catherine'ist sisse võetud ja kohtles teda väga hästi. Catherine rääkis Hartingtonile sageli oma armastusest hobuste vastu ning soovist ratsutada, nagu ta oli teinud mõned aastad varem tallides töötades. See oli teema, millest nad tihti rääkisid, kuna Hartington tundis suurt huvi hobuste võiduajamise vastu. Sellele vastuseks ostis Hartington talle uhke maja Park Streetil Mayfairis, millel oli ulatuslik maa-ala ning täis vereliste hobuste tall, mis on kallis hobuse tõug, tuntud oma kasutuse poolest võidusõitudes. Lisaks sellele andis ta talle 500 naela suuruse aasta pensioni, kui kuulujutud ja kõmu nende suhtest olid vaibunud. Catherine'ile antud aasta pension jätkus aastaid. Isegi pärast seda, kui hertsog suri aastal 1809, jätkas Cavendishi perekond maksmist. Järgnevatel aastatel veetis ta palju aega oma hobustega, parandades oma ratsutamisoskusi. Lisaks sellele hoolitses ta selle eest, et oleks alati elegantselt riides, hankides käsitsi õmmeldud ratsarõivaid. Et varustus ideaalselt sobiks, istus ta puust hobuse selga ja siis võeti temalt mõõdud. 18. sajandi 60. aastatel võis Katariinat sageli näha Hyde Parkis ratsutamas. Kuigi teda mäletatakse kui kuulsat kurtisaani,
oli ta sama tuntud ka osava ratsanikuna ning teda peeti oma ajastu kõige elegantsemaks ratsutajaks. Ta muutus nii populaarseks, et paljud inimesed tulid Hyde Parki Rotting Row'le ainult selleks, et teda ratsutamas näha. Paljud ihaldasid tema ilu, ratsutamisoskusi ja liibuvat riietust, mille valmistas Henry Poole & Company ning mida ta kandis väidetavalt ilma aluspesuta. Suurte pealtvaatajate hulgas olid alati ka ülemklassi daamide grupid. Need daamid muutusid tema peale kadedaks ja hakkasid matkima tema täiuslikult istuva ratsakostüümi lõiget. See viitab riietusele, mida naised kandsid ratsutamiseks. See koosneb tavaliselt rätsepatööna valminud jakist, pika seelikuga, rätsepatööna valmistatud särgist ja kübarast. Catherine kandis oma välimust nii hästi välja, et paljud ütlesid, et ta nägi välja nagu printsess. Need, kes said endale seda lubada, jäljendasid tema stiili ja temast sai tuntud moe suunanäitaja. Päev-päevalt kasvas tema maine. 1860-ndatel kirjutati Katariina luuletusi, lauldi ballaade ja isegi tema portreesid telliti. Edwin Landseer maalis Katariina ja nimetas selle ilusaks hobusemurdejaks. See oli välja pandud Kuninglikus Akadeemias. Avalikult ratsutades nimetas ta end anoniimaks, et oma isikut varjata, kuid peaaegu kõik teadsid, et ta on tegelikult Katariina Walters. Ajakirjale The Times 1862 aasta juulis saadetud kiri kirjeldas, kui populaarne ta oli ja kui palju rahvast kogunes teda vaatama. Ootus on viidud kõige kõrgemale tasemele. Kaunis naine sõidab kiiresti mööda tõlla sees, mida veavad erakordse kehaehituse ja liikumisega tõupuhtad ponid. Tõllajuht kannab Anonima poolt kasutusele võetud pork pie mütsi, kuid kahjuks ei avaldanud ta mingit muljet, sest ta ei ole Anonima. Ta on vaid A. hertsoginna, B. markiisitar, C. grafinna või mõni muu Anonima paljudest jäljendajatest. Pettunud rahvas istub uuesti maha ja ootab. Järgmine ponivanker saabub ja veel üks sama masendava tulemusega. Lõpuks nende kannatlikkus tasub end ära. Anonima ja tema ponid ilmuvad ning rahva hulk on rahul. Ta liigub osavalt läbi rahva hulga, näol eneseteadlik ilme, samal ajal kui sajad imetlevad ja sajad kadestavad teda. Ta peatab oma ponid, et rääkida tuttavaga ja tema tõlla ümber koguneb kohe rahva hulk. Ta pöörab ümber ja sõidab tagasi Äpsli maja poole ning seejärel kaob tundmatusse maailma, keegi ei tea kuhu. Tema äsja leitud kuulsus mõjus Hartingtonile negatiivselt, kuna see võis saada takistuseks tema poliitiku karjäärile. Kuigi nad hoolisid teineteisest väga, otsustas Hartington, et nende suhe ei saa enam jätkuda. Nii lõppes nende suhe aastal 1862. Ometi tõi koos veedetud aeg Katariinale aastateks suurt kasu. Hartington mitte ainult ei ostnud tema kinnisvara ja andnud talle raha, vaid tutvustas teda ka rätsepatele Henry Poole & Company, kellega ta tegi äri veel palju aastaid. Ja ta palkas ka koduõpetaja, et Katariina võiks saada haritud daamiks. Kui suhe Hartingtoniga oli läbi saanud, muutus ta üsna kurvaks, kuid liikus kiiresti edasi ja tal oli lühiajaline suhe Aubrey de Vere Boucleriga New Yorgis. Seejärel aastal 1863 kolis ta Pariisi ja tal oli rida erinevaid armukesi. Nende hulka kuulusid rahandusminister Ashley Fold, diplomaat ja luuletaja Wilfrid Skewen Blunt ning keiser Napoleon III. Pariisis olles oli ta kuulus selle poolest, et sõitis oma enda tõllaga, mida vedasid 2 täisverelist hobust, läbi suure pargi nimega Bois de Boulogne. Tavaliselt saatsid teda 2 tallipoissi, kes hoolitsesid tema hobuste eest. Kõik 3 kandsid alati silmapaistvaid rätsepa ülikondi. Lant oli temasse armunud ja jäi selleks kogu oma elu. Suhe lõppes siis, kui Lord Crowley, Blunti kihlatu isa, kes oli ühtlasi ka suursaadik Prantsusmaal, sai teada, mis toimub.
Ta saatis Blunti kohe tagasi Inglismaale, sundides teda oma ametikohalt tagasi astuma. Kuigi Blunt abiellus hiljem ja alustas pereelu, armastas ta endiselt Katariinat. 1890. lõpus kirjutas Blunt Katariinale pühendatud luuletuse nimega Ester. Samuti hakkasid nad umbes sel ajal teineteisele kirju kirjutama. Nad said sõpradeks ja jäid selleks kuni Katariina surmani. Kui Prantsuse-Preisi sõda 1870 aastal algas, kolis Katariina tagasi oma Mayfairi koju Londonis ning seal elas ta oma elu lõpuni. Ta jätkas oma kirge ratsutamise vastu ja pühapäeviti korraldas pärastlõunaseid teepidusid, millest võtsid osa mõjukad mehed üle kogu Londoni. Üks sellistest meestest, kes sageli kohal käis, oli parlamendi liige ja tulevane peaminister William Gladstone. Siiski on ebatõenäoline, et see vana suurmees oli üks tema klientidest. Umbes sel ajal kohtus ta ka oma kuulsaima armukesega, Walesi printsiga, kellest sai hiljem kuningas Edward VII. Prints oli tol ajal 30. eluaastates ja 2 aastat noorem kui Katariina. Nagu paljud tema armukesed, armus ka prints kiiresti Katariinasse. Aastate jooksul andis ta Katariinale helde toetuse, võimaluse kasutada oma isiklikku arsti ning saatis talle üle 300 armastuskirja. Kui suhe lõppes, palus prints, et Katariina tagastaks talle kirjad. Katariina tegi seda küsimusi esitamata. 18. aastatel astus ta tõsisesse suhtesse Alexander Horatio Baileyga. Kuigi ta ei abiellunud kunagi ametlikult, tunti teda mõnda aega proua Baileyna. Nagu ka tema varasemad suhted, lõppes ka see. Kogu oma kurtisaani elu jooksul olid just tema ilu, lojaalsus ja diskreetsus need, mis panid paljud mehed temasse armuma. Muidugi levisid kuulujutud, et ta oli seotud tähtsate ja rikaste meestega, kuid Katariina ei kinnitanud ega lükanud neid kuulujutte kunagi ümber. See eristas teda teistest kurtisaanidest ja muutis ta äärmiselt ihaldatud kaaslaseks. Lisaks sellele suutis ta oma rahaasju hästi korraldada ega jäänud vaeseks, mis oli tol ajal paljude kurtisaanide puhul tavaline. Tema karjäär oli pikk ja edukas. Ta läks lõpuks erru 1890. umbes 50-aastaselt, jõuka seltskonna daamina. Pärast pensionile jäämist hakkas ta suhtlema Gerald de Somersiga. Nad kohtusid juba 1879 aastal, kui tema oli 40 ja Gerald vaid 16. Kui oli möödunud üle 10 aasta, said neist armastajad. Nende koos oldud aeg kestis vaid mõned aastad, kuid nad jäid lähedasteks sõpradeks kuni Katariina surmani. Ta suri 5. augustil 1920 oma Mayfairi kodus ajuverejooksu tagajärjel. Kuna tal polnud lapsi, jättis ta oma Mayfairi kodu oma endisele armastatule ja sõbrale Geraldile. Väidetavalt kuulus talle ka hotell Inglismaal ja Prantsusmaal, kuid pole selge, mis nende kinnisvaradega juhtus. Catherine Walters määdi Crawley kloostri kaumistule West Sussexis. Catherine Walters ei jätnud endast maha mälestusi ega päevikut. Teatud mõttes on see tunnistus tema heast loomusest, sest pärast tema surma ei saanud ükski tema klientidest negatiivset mõju. Teda mäletati tema karisma, aususe, lojaalsuse ja armastuse võime poolest. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Catherine Waltersist. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, jätke mulle kommentaar ja like ning kui olete kanalil uus, siis palun tellige. Loodan, et uus aasta algas kõigil väga hästi ja kui teil on mingeid ettepanekuid, siis saatke mulle e-kiri kirjelduses toodud aadressile või jätke mulle kommentaar. Minut on kõik. Näeme järgmises Forgotten Livesi osas. Aitäh!